olen Vatikani ees ja mõtlen, et võiks minna kanalisse ja vaadata, kuidas inimesed saaksid endaga paremini läbi ja sealt nad justkui viivad endale meenutusi hästi palju ette, et mida tähendab nende jaoks siis vabadus, mida tähendab nende jaoks võim, mida tähendab nende jaoks kontroll. Ja selle peale inimesed tihtipeale mõtlevad kogu aeg, et nad on väiksemad kui näiteks need kujud, kuigi need kujud isegi olid kunagi ammuilma juba, olid ise kõik inimesed ja nende teod, nende olemine, kõik tõstis justkui need inimesed siis sinna kõrgele ja kunstnikud siis kujutasid ja tegid mäletusi nende juurde ja vaatasid läbi selle meenutuste siis justkui vaadata freskode peale, mis siis meenutused toovad inimestele hästi palju tseene siis erinevatest piibliraamatutest ja erinevatest siis ütleme niimoodi, et kui vanasti väga palju maaliti, siis palju kasutati tekste, mis olid pühad ja tseenid. Aga inimene on ka iseenda jaoks peab olema püha, et alati ei saa olla kirik see, mis siis testib inimest, et kas ta on siis millegi vääriline või ta on millegist nagu eelajalooline siis ori või keegi, kus siis tulebki nagu see info, see, et on väga palju on erinevaid blokeeringuid inimestel peal, mis tõstavad inimesi nagu kogu aeg, suruvad allapoole. Aga inimene peab nagu ennast hakkama tundma nagu iseendana ka, et mis on tema jaoks vajalik, mis tema tahab teha. Et ei ole siin isegi mitte siin nagu poolitus või see aukartus see, aga inimene kardab nagu ennast. Ta kardab ennast kõige rohkem ja endast nagu ta peab nagu puhastama ära selle hirmude fooni, mis igapäevaelu tal takistab elada, kus siis inimene vajab endaga nagu hästi palju ühendusi tagasi, mis ta endas on ära andnud, kaotanud ja ta justkui liigub läbi enese hirmu tasandite nii, et ta ei kontrolli enda siis olemust. Ta tahab kogu aeg kontrollida minevikku, mis on juba olnud. Et kirik on väga hea näide sellest, et mis siis on inimese jaoks nagu tema kontrolli nagu väärtus, kuidas antakse kontroll üle inimese. Et määratakse ära, kus ta kõndima peab, kus ta käima peab, mõtlema, kuidas ta peab mõtlema, mida ta ei tohi mõelda, mida ta ei tohi teha. Et igal pool on piirid ja lugud ja kontroll üksteise osas ja kõik see on inimese enda loodud. Et see ei ole tulnud nagu kuskilt jumalikust sfäärist, et see ongi inimese endale peale pandud programm, kus süsteem tahab inimest kontrollida. Ja ta tahab kontrollida seda läbi hirmu. Et siin, kui ma vaatan ringi, siis on hästi palju politseinikke ja hästi palju on sõjaväelasi, kes justkui kontrollivad seda turvalisust ja kontrollivad seda õhkkonda siin ja väga palju on keelde, kus tohib pildistada, kus ei tohi pildistada. Aga kui ma sissepoole lähen, näiteks seal on Sixtini kabel või siis Vatikani muuseum, siis sealt seest on näha nagu ainult tühjus, et kirik on tühi ja siis sinna antakse nagu mingisugune omadus juurde ja selle omadusele antakse nagu mingisugune väärtus ja inimene ise annab sellele usu, et samamoodi, et väga paljud kujud ja asjad on juba ammu hävitatud, Vatikan on mitu korda kukkunud ja sellele ehitatakse justkui peale uus ja võimas mingisugune areool, kus siis öeldakse, et see kõik nüüd ongi see, mis ta on. Aga samamoodi nagu Rooma, et kunagi ei saa valmis, siis justkui tehakse uut moodi endale peale kogu aeg uusi programme
kuidas see ei sobi ja too ei sobi ja too ei ole piisavalt hea. Et aga vaadata juba seda, mis on, ehk siis tahan öelda seda, et on paljud kujud, mis ei ole algelised kujud ja nende jaoks on tehtud lihtsalt koopia ja inimesed maksavad selle eest, et seda koopiat näha, katsuda ja arvavad, et seal on siis jõud. Aga inimene ise annabki sellele selle jõu juurde, mis siis võtab ära tema enda jõu, sest ta annab selle kuskile mujale ära. Ja see ei toetagi teda sellepärast, et ta on selle kellelegi teisele andnud. Ja siis just kui see jõud tema sees ongi nagu tunneb, et ta on jälle tühi või väsinud või poolik. Aga ta vajab ennast nagu tagasi kutsumist endasse. Et hästi tore on nagu näha uusi asju läbi millegi pilgu või kellegi teise sõna. Aga kui inimene ise annab loa endale, et jah, ta allub sellele ja sellele ja sellele ja sellele ja sellele ja need ei ole tema enda siis ütleme kehastusest pärinevad energiat, süsteemid, siis justkui ongi, et oi, aga siit ei saa infole ligi, oi, aga see info on siin poolik, oi, aga see on siin vale. Et huvitav oleks vaadata, kas keegi näeb näiteks siin Vatikani koha peal ingleid, kas keegi näeb siin Vatikani koha peal mingisuguseid jõudusid, mingisuguseid varge. Sest Vatikan on ehitatud nekropooli peale ja nekropool siis on hästi ebastabiilne ja pidevalt tuli siis Vatikani seda maja kohandada, sellepärast et need katakombide peal siis lihtsalt Vatikan kukkus kokku. Ja hakatigi uuesti kohti valima ja palgati paremad meistrid ja tehti kõike teistmoodi ja see muutus, mis nagu läbi nende ideoloogia, mis nemad arvasid, et nemad ehitavad siia kivi peale ja nii ongi, siis nad pidid kohanduma, nad pidid hakkama muutma enda ehitussüsteeme, nad pidid hakkama muutma, kutsuma erinevaid arhitekte, et see oleks ilus ja justkui isegi obelisk, et see obelisk ei ole kogu aeg siin seisnud, et see on siia toodud, see on siit liigutatud ja seda justkui nagu miski ei ole nagu päris, et kõik on nagu näiline. Et justkui sa vaatad esialgu, et ilus kunst, siis sa avastad, et tegelikult selle kunsti taga peituvad lood ja need lood on olulised, ehk siis inimene on andnud nendele lugudele väärtuse, mis on siis andnud inimestele siis selle jõu. Ja see jõu ja väärtus ongi selline meeleldi pakkuv võimalus olla ja nii ka inimesed. Et muidugi on tore Itaalias, öeldakse buongiorno ja inimene kõnnib jälle edasi ja kogu muusika ja oled nagu oma teretuse ära andnud. Aga kui vaadata siin ringi, siis mida on näha? On näha meeletuid rahva hulkasid, kus inimesed otsivad iseennast ja nad väga palju teevad seda siis läbi kiriku, läbi koolide. Et inimesed vajavad nagu hästi palju ühendusi endaga. See tuul on mõnus. Ja kui vaadata seda meele pärast, et väga äge oleks, kui keegi näeb nagu siit ütleme tagataustalt näeb mingisuguseid ütleme siis asju, mida kohe esmapilgul ma ise veel ei märka, aga on hea, kui keegi annab mingi kommentaari alla, mida siis on näha siit. Et see annab justkui sellele videole annaks siis samamoodi, annaks väärtust juurde. Ehk siis te ise, minu väärtus on minu väärtus, aga te ise saate oma väärtust alati lisada erinevatesse kohtadesse ja nii, kuidas te seda lisate, siis sellega teie jõud viib seda siis edasi, annab sellele suurema siis ütleme teadvuse juurde. Ehk siis te ise olete väga suur teadvus ja läbi selle inimene siis tõstatab endast siis nendest küsimustest siis ennast vabaks, et kus ta on tulnud ja kus ta on ja kus tema tuli ja et see loomine, kui kirik räägib maailma loomisest, siis ta räägib ka sellest, kuidas on maapealne inimese loomine ja kuidas on maapealsed prohvetid ja süsteemid. Et
väga-väga-väga võimas. Aitäh teile!